Raamatukogude aasta suve juhatas täna sisse üle Eesti toimuv laste pannkoogipäev Suur suvine koogitegu. Tallinnas kogunesid Endla lasteaia lapsed Solarise keskusesse, kus neile Anti Saare raamatust Suur koogitegu retsepte ette loeti. Kas pannkoogi tegemine on nüüd peale tänast täiesti selge? Jaa, mulle meeldib pannkoogi teha ja see on üleni selge. Jaa. Mis siis täna meelde jäi? Et ettevaatlik tuleb olla, kui sa pannkooke viskad, siis võib hoopis minna midagi. Kas sa oled ennem pannkooki ise teinud ka? Olen teinud enda emmega. Lasteaia kasvataja sõnul on selliste ürituste korraldamine väga oluline, kuna avardab laste silmaringi ning lapsed ootavad neid alati pikisilmi. Mis raamatuid lastele meeldib, kui neile ette loetakse? Erinevaid. See käib niimoodi hooti, et mis parasjagu, aga me vahetame ka kord nädalas neid erinevaid raamatuid neile ja loeme ka vanu raamatuid. Praegu loeme Naksitrelle näiteks, et neile väga meeldib. Tänase sündmusega said ühtlasi alguse ka suvised lugemisprogrammid, mille eesmärk on lapsi rohkem lugema innustada. Mõned raamatud meeldivad küll. Näiteks muinasjuturaamatud? Jaa, väga meeldivad. Tavaliselt loen vahepeal ja vahepeal täiesti iga päev. Väga tihti. Mis su lemmikraamat on? Mu lemmikraamat on kõik. Kõik raamatud? Jaa. Sarnaseid üritusi korraldab raamatukogu üks kord kuus ning need on muutumas üha populaarsemaks. Mõni laps ütleb kohe, et ta tahab kohe 2 juttu, aga meil on nagu küllaltki nagu tempokalt mõeldud, et nad ka muud teevad. Kas te nägite, kuidas nad kuulasid? Nii et lapsed, kes siis veel, kui mitte raamatukogud, neid ei suuna raamatute juurde. Enam kui 80 raamatukogu üle Eesti tähistasid suvevaheaja algust ühise laste pannkoogipäevaga. Paljudes raamatukogudes on lastele suveks uhke programm, suvelugemine või muud põnevad ettevõtmised, kuhu lapsi oodatakse.